kuulamast Eesti Mänguteraapia Akadeemia podcasti. Mina olen Silli. Mina olen Signe. Signe, no mis sul siis lastelainel tänaseks päevaks on toimunud? Kuule, päris ausalt öeldes on toimunud kohutav väsimus. Nii minul kui ka lastel. Nii et see on lihtsalt selline kõikehaarav. Siuke hommikul oleme kõik väsinud ja õhtul oleme väsinud ja kõigest oleme väsinud. ilma häbitundeta väsinud. Ma saan aru, et vaheaega oleks vaja. Jaa. No minul tegelikult samamoodi või noh, selles mõttes nagu lastega seoses meil on selline nagu kooliga seotud teemad üleval, et kuidagi minu jaoks on see laste koolis käimine päris suur stress just sellepärast, et tuleb tegeleda probleemidega koolis. Et asja sai maadeldud siis sellega, et 4-aastasele lapsele õpetatakse käibemaksu arvestamist rahatarkuse tunnis ja pannakse teda analüüsima oma tuleviku siis võimalusi ettevõtjana ja seda, kuidas ettevõtjana siis nagu hakkama saada, et ühesõnaga tuli tegeleda sellega, et äkki hakkaks õpetama koolis lastele vanusepõhiselt asju. Aga ja teisalt ka see, et kui teisel lapsel koolis on raskused, et siis jälle tuleb käia koolis, jälle tuleb nendega tegeleda. Nii et mina olen selliste nii-öelda murede lainel olnud. Aga tegelikult sellest lähtuvalt tulebki ülesse kohe mul üks teema, mis ma mõtlesin, et võiksime ju arutada või mis me mõlemad mõtlesime, et võiksime arutada, et kuidagi viimasel ajal on jäänud õhku, vähemalt minu jaoks, vanemate süü teema just nagu selles aspektis, et milles siis vanemad süüdi on. Mulle tundub, et tänapäeval nähakse, ütleme, erinevate nagu instantside poolt, kui nii võib öelda, vanematel lastega seoses ikka ohtrad süüd. Kuidas sulle tundub? Ma vist pean sinuga nõusse jääma, kuigi minu enda jaoks see süüdlase otsimine või üldse süüdlase leidmine tundub nii tagurpidi tegevus, et see ei vii kunagi ju lahenduseni, et ma ise ei ole kunagi mõelnud selle peale, et peaks kuskilt süüdlast otsima selleks, et asjad paremaks saaksid. Aga kas sina näiteks lapsega, sul on ka 3 last, et paras kogemus oma nagu emana lastega toimetamisel, et kas sina oled ennast süüdi tundnud milleski lastega seoses? Tead, eks ma ikka olen mõelnud vahest, et oi, selle asja oleks võinud teistmoodi teha või siis oleks võinud natuke teistmoodi reageerida. Aga ma olen harjutanud vist ennast sellega, et ma ütlen endale stopp ja tuletan endale meelde, et ma praegu mõtlen nii. Mul praegu on jaksu teha teistsuguseid otsuseid, aga ma tegelikult ei mäleta, mida ma mõtlesin sellel hetkel, missugused olid mu teadmised ja kui väsinud ma olin või kui palju mul oli jaksu ja energiat teistmoodi reageerimiseks või tegelemiseks. Et kindlasti on mingeid asju, mida saakski täna teistmoodi teha. Aga jah, et ma ei mäleta neid otsuseid ja neid põhjuseid, miks need otsused said kunagi niimoodi tehtud. Nii et ma vist pean ütlema, et jah ja ei. Et kindlasti on süütunne sinu elus nii-öelda olemas, aga see ei ole selline, mis on nagu praegu kuidagi domineeriv või kaasas käiv. Kusjuures minu jaoks süütunde teema on üles kerkinud siin aastate jooksul erinevates aspektides, ja mul on ka kindlasti, ma olen tegelenud nagu enda süütundega, sest et ma tean seda, et liiga palju süütunnet ei aita kedagi. Ja ma mäletan, et näiteks ka ütleme kui mul see esimene laps sündis ja kui tema haigeks jäi, ja siis sealt olid nagu sellised, seal nagu leiti seos, eks ole, tollel hetkel ka vaktsiinidega ja mina olin see lapsevanem, kes tõesti nagu leidis, et lapsed tuleb ära vaktsineerida ja selles ei olnud üldse minu jaoks mitte mingit kahtlust ega küsimust. Ja kui see teema nagu päevakorda tuli, siis ka sai nagu mõtiskletud selle üle, et kas ma nagu olen siis nüüd süüdi on ju näiteks selles, et lapsel on tekkinud mingisugune kõrvaltoime. Ja tegelikult ma üllatusena avastasin, et minus ei ole süütunnet.
ja noh, võib-olla see oli ka selline töö iseendaga, eks ole, mida oli tehtud või mida ma sellel hetkel tegin. Sest et ongi, ma ei saa ju süüd tunda millegi pärast, noh, mille osas ma noh, nii-öelda olen nii kindel või mille osas ma ei teadnud, et oleks saanud või oleks võinud teisiti, sest et see lihtsalt ei tulnudki ju kõne alla. Et ma olengi selle seisukohal, et süüd ei ole mõtet tunda, noh, sellist valdavat süüd, eks ole, nendes asjades, mille osas ma ei teadnud, kuidas saab paremini. Ja võt nagu sa ütled, et süüdlast pole mõtet otsida, et siis ju pole mõtet otsida süüd ka iseendas. Et tihti ma mäletan, kui see oli, noh, kuna ma olen õppinud ja ka koolitanud vägivallatu suhtlemise sellist, kuidas öelda, lähenemist või. Et siis ma mäletan ühte kirja, mis mulle postkasti potsatas, kus keegi, ma ei tundnudki teda, aga üks noormees ju ta avastas enda jaoks selle vägivallatu suhtlemise teema. Ja siis ta leidis, et noh, mina sellega seotud olen ja potsatas mulle lihtsalt ühe kirja, siis ta mõtiskles nende teemade üle. Ja küsimus oli selline, et aga vägivallatus suhtlemises, et kui midagi juhtub või toimub, siis kellel lasub süü? Ja siis ma kirjutasin pika kirja selle kohta, kuidas seal ei olegi süüdlast ja seda ei otsita, selleks ei ole seal vajadust, et see oli jah. Pani nagu mõtlema, kuidas me ka inimestena tegelikult otsime süüdlast. Lapsed ju otsivad süüdlast. Laste puhul tead isegi on see natuke arusaadav selles mõttes, et laste maailm, kui me räägime väiksematest lastest, et maailm ongi mustvalge, et ta jagunebki tihti headeks ja halbadeks ja jagunebki süüdlasteks ja mitte süüdlasteks, et tema ju alustas. Et kui me oleme juba täiskasvanud või suuremad, siis see maailmapilt võiks äkki olla natukene mitmekesisem ja värvilisem ja võib-olla lahendusele rohkem orienteeritud, et laste puhul täiesti loogiline ja ma ütleks, et see nii peabki olema, et nad jaotavad selle maailma selliseks polaarsusteks. Ja see, ma ütleks isegi, et see on üks loomulik arenguetapp lapsel ja kindlasti, eks ole, kui laps, kõik vanemad ju, kõik, kes lastega on töötanud või lastegruppidega või isegi lastega individuaalselt, siis need teemad ju tulevad üles, et tema tegi nii ja tema oli süüdi. Et ongi samamoodi ju see emotsioonide regulatsiooni nii-öelda õppimine, kui me seda niimoodi saame nimetada, toimub ju väga pika aja jooksul, eks ole, ja üks osa sellest on ka ju nendes olukordade, ma ei tea, analüüsimine, perspektiivi panemine on ju seal juures enda tunnetega toimetulek, selle peale mõtlemine, kust, millal, mis nagu vallandas, eks ole, selle situatsiooni ja nii edasi. See kõik tuleb ju ajapikku ja läbi õppimiste. Aga kuidas sulle tundub, Signe, et lihtsalt üldiselt vaadates võib-olla see, kui palju, mida räägivad lapsevanemad, eks ole, vastuvõttudel või et milles nagu tänapäeva, ma ei tea, ühiskond vanemate süüd näeb? Ilma, et siin konfidentsiaalsust rikuks, üldistan hästi suurelt, et minu meelest on hästi suur mure selles, et me ootame lastelt valesid asju. Selliseid asju, milleks nad ei ole ealiselt veel valmis ja justkui nende asjade õpetamist ootame vanematelt. Mingites olukordades, mille üle ei ole ei lastel ega vanematel kontrolli, peaksid justkui vanemad looma lapsele teadmised, kuidas nendes olukordades hakkama saama. Et ma võin näite tuua. Näiteks lastekeskkonnas, kus on palju lapsi koos ja laps käitub eakohaselt, aga mitte oodatult. Ja siis justkui ongi lapsevanema vastutus see sõnalise selgitusega kodus lastele ära õpetada, kuidas peaks käituma, kui sa tahad teiselt lapselt näiteks mänguasja saada või kui sulle ei meeldi see kisa, mis klassiruumis toimub ja sa sellele kuidagi ebasobivalt siis reageerid. Aga paraku on nii, et kodus ei saa mitte midagi teha nende olukordadega, sest need juhtuvad siin ja praegust. Ja kuidas sa õpetad lapsele, et ära siis reageeri niimoodi lihtsalt sellest rääkides? Ja lapsele, eks ole, kellel nagu arenguliselt ei ole veel
oskusi nii-öelda ennast ju sellel tasandil noh, nagu kontrollida, sest tegelikult ju mida me teeme, me ju noh, meie sees on nagu väga sügavad sellised, kuidas öelda, nagu bioloogiliselt meie sisse istutatud noh, nagu noh, reaktsioonid või noh, mis väljenduvad erinevate tunnetena on ju, erinevatele olukordadele, erinevatele situatsioonidele. Ma olen vahel mõelnud ise lihtsalt niimoodi täiskasvanuna, et olen tabanud ennast mõttelt, et issand jumal, kas kogu elu ongi ainult see, et ma pean õppima, kuidas neid nagu tundeid kontrolli all hoida, on ju. Et ja mulle tundub, et tegelikult see nii ongi. Et noh, neid nagu ütleme selliseid võibolla noh, baas on ju selliseid noh, intensiivseid tundeid. Noh, niimoodi igal hetkel kogu aeg nii, nagu nad meie sees üles kerkivad, noh, ühiskond, noh, grupp nagu ei suuda aktsepteerida. Me ei tuleks vist toime ka, ma arvan, üldse niimoodi on ju grupina või ühiskonna nagu igaüks, noh, kõiki tundeid nii, nagu need tema sees mingil hetkel tulevad tohutu intensiivsusega välja, eks ole, näiteks, aga samas imikud ju vastsündivad ju seda teevad. Ja siis hakkabki ju sinna noh, nagu nii-öelda peale kasvama on ju see, noh, hakkavad nagu need kultuurilised käitumisnormid on ju ja läbi nagu omavahelise suhtlemise, kui tuleb ka kõne juba on ju, toimub noh, muutus nagu selles noh, emotsioonidega võibolla toimetuleku noh, arengus või et jah, et kui see on alles ju õppimise protsess, et siis me ei saagi eeldada, et see nii toimub. Ja teine asi on ju see, et ütled lapsele kodus, no ma arvan, et kõik lapsevanemad on neid vestlusi pidanud, eriti kui see tagasiside tuleb kuskilt koolist või lasteaiast, et nüüd on vaja lapsega rääkida, on ju. Et siis kõik on ju seda pidanud ju. Noh, ma arvan, et ega see vestlus ei ole noh, selles mõttes nagu halb asi, on ju. Et aga see ei tähenda seda, et see annab lapsele oskuse neid emotsioone kontrollida, sest see hetk seal selles keskkonnas, kus ta on, kus toimub mingisugune asi, mis selle vallandab, noh, ta ei suuda seal nagu mõtlemise tasandil ennast nii palju on ju noh, reguleerida, et ta suudaks seal kuidagi noh, nii-öelda rahulikuks jääda. Jah, ega sellel hetkel, kui see olukord on käes, ta ei saa lihtsalt seda infot sellest õigest kohast kätte. Ajust, ja, õige koht on aju. Et siis on sellest sõnalisest õpetusest natuke vähe, mis ma ei mõelnud üldse jah seda, et seda ei peaks läbi arutama või analüüsima, aga kindlasti mitte võib-olla 3-aastasega, võib-olla mitte 4-aastasega. Pikkade aruteludega. Eriti kui arvestada, et lapsed elavad ikkagi olevikus, väiksed lapsed, et võib-olla see, mis juhtus lasteaias hommikul, on juba nii kauge minevik, et laps on selle ära unustanud ja selle uuesti kodus läbivõtmine ei anna midagi positiivset, võib tekitada hoopis midagi negatiivset, et laps lihtsalt ei mäleta seda enam. Ta võib tekitada süütundeid, eks ole, ärevust, hirmu mingisuguste on ju eesootavate olukordade ees. Et see on jah juba unustatud ja laps võib-olla ei pruukinudki aru saada, et ta midagi väga valesti tegi. Et teine asi, mis ma tahtsin siia juurde tuua, ongi see, et nendes keerulistes olukordades, kuhu lapsed sageli satuvad siukses suures sotsiaalses kambas, neil puudub endal selline oskus ennast rahulikuks muuta. Et siin ongi see täiskasvanu roll, mis sageli ei saa olla lapsevanem, sest teda pole seal kõrval. Ja see roll on see, et sa pead lahenema justkui lapsele iseenda seda rahulikku närvisüsteemi, ehk sa saad sellele asjale reageerida ainult siin ja praegu, mitte hiljem sõnalise analüüsiga 4-aastasele lapsele. Jah, või siis teistpidi, eks ole, sellega, et lapsevanem tee nüüd on ju kodus see laps korda. Noh, siis tekibki küsimus just, et rääkige lapsega, noh, kas me ei ole siis rääkinud. Mitu korda ma pean rääkima, et laps hakkaks lasteaias on ju mitte lööma, 3-aastane laps on ju mitte lööma oma kaaslasi on ju. Noh, või siis tekib see küsimus, et ja küll ma olen 10 korda rääkinud, et ma pean veel midagi tegema. Mis te siis tahate, et ma teeksin? Karjuksin lapse peale ja seda me ka ei taha. Peksa annaksin, noh mida, mis mul jäävad siis need võimalused? Mis need tööriistad on? Ja mis need tööriistad on? Et tegelikult ju need tööriistad noh, ongi ju need, et me nagu toetame lihtsalt selles arenguetapis, kus see laps on. Me ei saa ju ühtegi last 3-aastast panna nii-öelda käituma nagu 16-aastane või 20-aastane või 30-aastane.
et see on lihtsalt ebarealistlik ja mina ka ikkagi mõtlen, et ongi ju minu hinnangul või mulle tundub, et ja ma olen aru saanud, et tegelikult vist õppekavade järgi ongi ka lasteaed see asutus, kes nagu võiks laste sotsiaalseid oskusi nii-öelda arendada ja toetada. Ehk ja kus siis sotsiaalsed oskused kõige paremini arenevad, kui mitte grupis. On ju omavahelised suhtlemisoskused, meeskonnatööoskused, et tegelikult seal ju saab niivõrd palju ära teha nende sotsiaalsete oskuste toetamisel. Et võib-olla ma ise mõtlen, et selliste olukordade puhul, kus nagu võib-olla probleeme on mõne lapsega, nii-öelda kuskil sellises suuremas grupis on ju, kus nad viibivad, et siis ju võiks selle võtta kuidagi nagu niimoodi eesmärgipäraselt ette, et ahah, meil on, eks ole, siin selline laps, selline mure on ju, kuidas me hakkame nüüd edasi liikuma sellel teel, et toetada teda, eks ole, mingisuguse uue sotsiaalse oskuse omandamisel on ju. Et arutada need asjad läbi mingite selliste kindlaste strateegiatega edasi minna on ju, et see tundub mulle nagu loogiline. Muidugi selles mõttes ju vanem nii palju kui tema kodus saab teha, teeb kodus, aga kindlasti ei ole seal, ma seda ütlen, minu arvamus on see, et kindlasti ei ole see kõik ainult vanema vastutus. Ja mul see mulle tundubki, et tänapäeval nagu kõike, mis toimub a la kas lasteaia keskkonnas või koolikeskkonnas, nähakse kui vanemate süüd. Ja samas, kui me nüüd nagu loogiliseltki mõtlema hakkame, siis kui suure osa oma nädalast, päevast veedavad lapsed väljaspool kodu, teiste täiskasvanute nii-öelda mõjuväljas, eks ole, mingisuguses keskkonnas, mis on hoopis teistsugune kui kodu, mis ei ole kaugeltki ka mitte niivõrd turvaline kõikide laste jaoks, et siis on ju ebarealistlik eeldada, et see keskkond kuidagi last ei mõjuta. Minul on väga tugevad mõjutused, ma ei tea, ma ei oska analüüsida lasteaia mõjutusi, ma tean seal, kuidas üks lasteaiaõpetaja mulle väga meeldis, teine mitte ühest lasteaiast, ma neid selgelt mäletan. Ma käisin 2 lasteaias, sest me kolisime vahepeal. Üks oli tore ja meeldiv, teine oli kuri, Kaja-tädi oli kuri. Tore ja meeldiv oli Tiina ja tema joonistas ja tema nagu meiega niimoodi toredalt tegeles, aga kui Kaja oli tööl, siis see ei olnud nagu hea päev. Et Kajaga mind viidi teise rühma ja kui ma ei maganud ja nii edasi. Et on nagu mingid mälestused, aga just kooliga seoses on mul rohkem nagu selliseid, ma oskan tuua seoseid enesehinnanguga seoses ja kõigega, nii et muidugi otse loomulikult kodu ka ju mõjutab sealt kõrvalt, aga minu seisukoht on, et me peaksime võib-olla rohkem mõtlema sellele, et ka see keskkond, kus lapsed aega veedavad, peaks olema lapse jaoks toetav nii-öelda ja kuidas seal toetada, isegi kui kodu ei ole toetav, siis kuidas me saame talle luua ju selle keskkonna, kus ta mingitki tuge, mingitki võib-olla on ju sellist stabiilsust saaks, et täpselt kodus on näiteks ema on ju need juhtumid küll, kodus on lapse käitumisega probleeme, lasteaias koolis on käitumisega probleeme on ju, aga ema ei oska enam mitte kuhugi pöörduda, et kuidas ja mida teha. Ja ega ei olegi kõik asjad ju ema nii-öelda võimuses lahendada, selleks on meil ju olemas ka psühhiaatrid on ju, teised spetsialistid, psühholoogid on ju ja nii edasi. Ja samamoodi siis see keskkond, kus laps on ju lasteaias on, et kuidas siis lasteaed saab sealt koha pealt nagu toetada on ju või mis iganes instantsis. Sellised pikad mõtted järjest mul siin hakkasid jooksma, mis mõtted sul selle peale jooksma hakkas? Mul tuli 2 sõna sinu jutu peale, tuligi see, et me jõuame ikka sinna koostööni, mis asi see koostöö üldse on ja et selle kõige lähtekohaks võiks olla laps. Et nagu sa ise tead, siis me oma mänguteraapia töös ka ju sageli täidame, meie ei täida, aga meie juurde tullakse hoopis teiste tellimustega nii-öelda. Et mille lähtekohaks ei pruugi üldse laps olla. Et mulle tundub, et alati, kui me hakkame mingit probleemi lahendama, siis me peaksime minema sinna alguspunkti, mida kellelgi vaja on, ehk siis mida lapsel vaja on.
et me sageli... isegi kui, eks ole, tuleb keegi mingi tellimusega, noh, siinkohal sa mõtled, on ju midagi sellist, et a la... Mis on ootused teraapia? Mis me võiks muuta selle lapse? Vanem on ju tuleb, toob lapse ja ütleb, et lapsel koolis õpetajad ütlevad, et tal on ju käitumisega probleeme. Ja soovitati tulla, on ju, mõtled seda. Et aga mänguteraapias me ei lähtu kellegi teise tellimusest. Laps on see, kes on meie klient. Me võtame muidugi teadmiseks, et sellised sümptomid on ja vanem on ju tegelikult vanem tunneb oma last kõige parem. See on üks koht veel, mis minu jaoks on nagu selline koht, mis mulle tundub, et vajab meil, kes me tegeleme vanematega, vajab kindlasti mõtisklemist, kui nii võib öelda. Ümberharjumist sellele mõttele, et tegelikult oma lapse kõige suurem spetsialist või lapse tundmises on lapsevanem, mitte õpetaja. Jälle võtame see, laps käitub ju, lapse see, kus näeb teda õpetaja või mingi muu spetsialist, on täiesti teine keskkond. Ja see ei tähenda seda, on ju, et see, kuidas ta käitub seal kooli või lasteaia keskkonnas. Et see nüüd ei ole selles mõttes, et seda käitumist nüüd ei ole, mida õpetaja näeb. Jah, on, aga see on tolles keskkonnas. Sa oled näinud ainult last, eks ole, seal. Aga mitte seda, on ju, kes ta nii-öelda tegelikult on, kes ta on seal oma igapäevases elus. Ja täpselt grupp ju mõjutab, sõbrad mõjutavad ja nii edasi, on ju. Et mina arvan, et me peame vanematega tegeledes ka rohkem usaldama vanemaid. Kuulama. Uskuma. Ja uskuma, kindlasti uskuma. Ja ma arvan, et ka toetama, väga suures osas toetama, sest et tegelikult on ju leitud seda, et kui nagu vanem ise ennast tunneb pädeva vanemana, siis ta ka on pädevam vanem. Ta toimetab enesekindlamalt, ta julgeb, eks ole, muutub tema nagu see lähenemine ka lapsesse. Ehk et siis tekibki mul küsimus, et kui me nagu vanemaid nõustame, et kui palju me tegelikult neid jõustame. Et see jõustamine on ju hästi oluline. Minu arust sina vist mainisid sellist asja, mis mulle väga meeldis, et me peame nagu vanemad pedestaalile tagasi tõstma. Seleta natuke rohkem lahti, mis sina selle all mõtled. Mina seletan ju teiste sõnadega. Ma katsun nüüd meenutada, kuidas ma seda olen rääkinud, aga põhimõtteliselt ju see ongi see sama, mis sa ütlesid, et lapsevanem tunneb oma last kõige paremini. Isegi kui laps veedab enamuse oma päevast kuskil õppeasutuses, siis seal on neid lapsi nii palju, et olles ise olnud õpetaja ja olles olnud selline õpetaja, kes tahab jõuda iga lapseni, ma ei jõua. Neid on ikkagi nii palju, et ma ei suuda süübida 20 lapsesse või 500 lapsesse. Aga selle pjedestaali all ma mõtlesingi seda, et iga lapsevanem tahab tunda seda. Ta peab tundma seda, et ta tunnebki oma last kõige paremini. Aga iga kord, kui lapsevanem läheb mõne spetsialisti juurde, kas ta on siis õpetaja, terapeut, psühholoog, ta läheb justkui endast kõrgema inimese juurde, kes justkui teab kõigi laste kohta teoreetiliselt asju rohkem kui lapsevanem. Ja meie ülesanne siis spetsialistidena ongi see, et jah, ma tean, kuidas peaks olema 4-5-aastased lapsed või 7-12-aastased lapsed, niimoodi üldiselt sealt raamatust. Aga see, kuidas on teie laps, teate ainult teie. Või milline ta on, mis talle meeldib, mis mõtted tal peas on, seda olete kuulnud ainult teie. Mina veedan näiteks teraapias lapsega koos iga nädal 45 minutit. Ütleme, ta on 4-aastane laps, aga teie tunnete, et ta on 4 aastat. 4 aastat on palju rohkem kui 45 minutit nädalas. Et just see vanemale tagasi andmine, tema koha tagasi andmine. Paljud vanemad on justkui ära lükatud sealt, justkui kõik teised oskaksid tema lapse kohta rohkem rääkida kui tema ise. Kusjuures ma sattusin just, ma ei tea, kas see kuskil sotsiaalmeedias mingi postitusi, kusagil sattusin peale mingile sellisele arvamusavaldusele, et tänapäeva nii-öelda nagu need vanemluse probleemid tulevad sellest, et vanem nagu ka paneb vastutuse kõikide nagu oma lapsega seotud murede ja probleemide lahendamise eest teistele spetsialistidele. Ja siis seda kuuldes, mulle tundub see väga loogiline, aga teisalt, ma seda nagu kuuldes küsisin endalt,
vanem paneb, aga kui palju meie, noh, ütleme ühiskond on ju see infoväli, milles see vanem praegu on. Et kui palju meie nagu seda soodustame. Väga palju soodustame. Ma arvan, et siin pigem me jälle ei tohiks nagu vaadata vanema otsa, on ju. Et vanem, sina paned, vaid jälle enda otsa, et kui palju me siis jõuame selle, noh, kui palju me siis pigem nagu seda vanemat, noh, sinna pedestaalile tõstame või jõustame ja kui palju me saadame sõnumi, see, mida sa nüüd ütlesid või tegid, see on vale, see ongi, sellepärast ongi sinu laps selline, eks ole. Ja noh, issand, noh, okei, noh, oleneb, mis muidugi otse loomulikult vanematel on oma lastele väga suur mõju, on ju. Aga teisalt jällegi, noh, mida me ei muuda? Me ei muuda lapse isiksust, me ei muuda tema, eks ole, seda baasolemust. Et me ei saa seda kuidagi teistsuguseks teha ja noh, vot ongi see, et noh, siit tulebki see, et noh, me nagu tahaksime, et kõik oleks seal ühes mingis kastis ja see kast on selline, et nad oleksid rahulikud, suudaksid kõik kuulata, suudaksid kõik käituda viisakalt 100%, mitte kunagi vihastada ja tugevaid tundeid tunda, on ju. Ja kui tunnevad, siis noh, pärast seda vabandada ja nii edasi. Ja no vaadakem otsa, et kuhu me ise täiskasvanutena kuulume, kui palju me ise suudame seda kõike teha, väga vähe tegelikult. Ja kõik oleneb situatsioonist, kellega suudame suheldes, kellega ei suuda ja nii edasi, on ju. Et tegelikult mulle jah, tundub, et me noh, kõik on mingisuguses aspektis vanemlusega seoses eksperdid, on ju. Ja me ütleme, et vot tule, kui sa mind eksperdina ei kuula, noh siis sinu lapsega olukord paremaks ei saa, on ju. Et noh, või täpselt seesama jälle nagu sinu mõte, noh, või vähemalt ma olen sinult kuulnud seda midagi sellist, et ongi, et need vanemluse grupid, on ju, et me istume vanematena seal gruppides, muudkui räägime oma lastest, on ju, ja küsime, et kuidas nii ja mida minu lapsed teevad selle asemel, et veeta see aeg oma lapsega, eks ole. Seda ma lugesin jah ühest grupist, kus üks ema ise tuli selle mõtte peale, et see oli nii vahva mõte tal, et kui see ema juhtub meid kuulama, siis aitäh selle mõtte eest ja et selle asemel, et otsida vastuseid internetist, justkui kükita sinna maha ja vaata lapsele silma ja tegelikult ta ütleb sulle, mida tal vaja on. Et mul väga meeldib see, mis sa ütlesid, et see infot on liiga palju ja see teebki raskeks vanematel ka valimised, mis siis on see õige. Et justkui temal on ideaalne laps ja temal on ideaalne laps ja sealt tuleb selliseid õpetusi, et tegelikult peaks üldsegi tulema niipidi, tegema hoopis niipidi. Lisaks sellele kõik see, mis on hästi valdav praegu, et mis asi on tervislik, mis asi on arendav, palju suhkrut anda, kas päkapikud tohivad käia, kas muinasjutte tohib lastele lugeda, missuguse pedagoogikaga see vastuollu läheb, et ma tunnen, et kui ma kõiges selles orienteeruks, ma lihtsalt läheks ise juba hulluks ja mul olekski vajadus kõiki oma otsuseid üle kontrollida kuskil gruppides. Et see infovool on meeletu ja see tubliks olemise siuke surve on ka tegelikult meeletu. Et tegelikult ongi vaja lapsevanematele lihtsalt seda, minge peegli ette ja öelge ise endale, ma saan hakkama, ma olen kõige parem lapsevanem oma lapsele, ma tunnen teda kõige paremini. Ja loodus ongi loonud niimoodi, et sa oled sinu laps. Noh, ma ütlen, et see, mulle meeldib jälle sotsiaalmeedias liigub ringi üks video ühest katset. Ma ei tea, kas ta on mingi asja reklaam ja päriselt, kuidas küsitakse, eks ole, vanematelt. Ma ei mäleta, kuidas see täpselt oli, aga küsitakse vanematelt vist, et mis nad nagu arvavad, mis nende lapsed nendest arvavad. Ja siis vanemad põevad seda, kuidas on ju, no ei, ma ikkagi olen oma lapsega pahandanud ja ta arvab nii ja naa. Ja siis küsitakse lastelt. Ja lapsed räägivad oma vanematest ainult ülivõrdlusel ja väiksemad lapsed, võib-olla teismelised on need, kes lasevad sealt nagu tulla. Aga et ongi nii, et ega ja kuskilt ma ka sattusin peale sellele infole, et ongi, et kuidas see tekitab tegelikult nii meeletult ka lisastressi vanemates, ka see mõte on ju, et võt see nii-öelda nagu, ma ei tea, kuidas seda nimetada, rahulik vanemlus või et ma ei tohi mitte kunagi lapse peale häält tõsta, ma pean alati suutma kõik olukorrad ülima rahuga lahendada. Jälle, see on see, et tegelikult kui me seame endale liiga ebarealistlikud nagu eesmärgid, ootame endalt midagi väga ebarealistlikku, ebainimlikku, nagu see, kui me ootame lapselt ebarealistlikult midagi, mis ei ole tema eale kohane,
et siis ka endalt ootame midagi, me ootame endalt, ma ei tea, jumal olemist, kui üldse keegi teab, mis asi see täpselt on, tähendab see jumal olemine, nii et siis noh, see on ju ebareaalne. Me ei ole võimelised kogu aeg igal pool sellist sellist nagu rahu. Eneseregulatsiooni teostama. Ja tegelikult ju ongi, meis ongi ju kogu aeg erinevad emotsioonid ja on teatud emotsioonid ja samamoodi ongi. No näiteks ma mõtlen enda peale, kellega minu emotsioonid kõige rohkem üle keevad, nendega, kes on mulle kõige lähedasemad. Ma nagu lastega oskan enda hinnangul rohkem emotsioone talitseda kui näiteks oma emaga. aga ma olen temale laps, on ju. Ja minu jaoks, miks ma seal olen, ma olen samamoodi nagu väike laps, kes tuleb lasteaiast ja elab emale kõik oma selle frustratsiooni välja, siis mina lähen ka emale elab frustratsiooni välja, oodates, et tema on ju mind nii toetab ja kõike teeb, on ju, aga kuna 45-aastane on see laps, kes seda teeb, siis ta reageerib mulle nagu täiskasvanu, on ju, kui mina niimoodi ennast nagu talle välja elan, on ju, et see lihtsalt ongi ju inimlik, on ju. Kuule, ma küsin su käest, kas emotsioonide kontrollimine, mida me ootame lastelt igale poole, igasugustesse arengukavadesse sisse kirjutame ja siukseks ilusaks mõtleme, kas see on müüt? Sa mõtled seda, et sellist asja saab üldse... Kas seda üldse saab olla, kas seda on üldse vaja? Tead, see on hea küsimus, aga ma ei tea ju täpselt, kuidas see kuhugi arengukavasse sisse on kirjutatud. Sa mõtled mingisugustest nagu lasteaedade individuaalsed arengukavad ja kõik siuksed nagu toredad, ilusad, tähtsad paberid, kus me nagu eeldame seda, et lapsed võiksid sinnani jõuda. No kuidas me saame seda eeldada, kuhu nad jõuavad selles mõttes, et see ongi ju eesmärkide panemine. Tegelikult me peaksime eesmärgid seadma ja sõnastama ju niimoodi, et see asi on saavutatud ehk laps oskab emotsioone kontrollida. Mida see tähendab, küsin mina. Mida see tähendab, et ta oskab oma emotsioone kontrollida? Kas see tähendab seda, et ta mitte kunagi vihane ei ole ja ei näita? Või seda, et ta ei näita mitte kunagi oma viha välja? Ma näen, et sina oled juba praegu emotsionaalne. Kas me tahame jõuda siin, et me kontrollime kõike? Ei, tegelikult... Ma mõtlengi seda, et see on... Jaa, ma saan aru. Ma selles mõttes, et muidugi, kes mind tunnevad, teavad, ma olen emotsionaalne inimene, kui mingi asi mind ülesse kütab, siis ma olen veel eriti emotsionaalne, siis mul hakkavad käed lendama ja nii edasi. Aga tegelikult, kes see tahaks, küsige endalt. Kas ma eelistaks elada maailmas, kus on emotsioonid või kus ei ole emotsioone? Ja tegelikult see on ju ohumärk, kui meil on keegi, kes ei näita välja ühtegi emotsiooni. Selles mõttes, et kui ta näiteks ei räägi, muutub väga kinniseks, siis me näeme, et seal on midagi viga. Ja ilma emotsioonideta me elada ei saa. Ja tegelikult ongi küsimus, et kui me eeldame, mida me eeldame sellest emotsioonide kontrollist? Kas seda, et laps mitte kunagi enam ei vihasta? Ei, me ei tohikski seda eeldada. Mina ütlen, me ei tohiks kunagi sellist asja panna nagu mingisuguseks lapse arengu eesmärgiks. Sellepärast, et me siin kuulake meie vihateemalist podcasti, seal me rääkisime sellest, et aga viha on ju ka väga oluline tunne nii-öelda meie tunnete spektri. Aga jah, ma pigem näen seal ohtu. Aga mida me saame teha? Me saame ju tegelikult ja mida me teemegi, me nii-öelda nagu ju toetame. Me toetame lihtsalt seda lapse nagu loomulikku emotsioonide arengut, emotsioonide regulatsiooni arengut selles mõttes, et ongi lapse aju ju küpseb, areneb, õpib vaikselt samm-sammult. Põhiliselt see osa ju ajust, mis kontrollib käitumist, on seotud motivatsiooniga, on ju. See küpseb 25. eluaastaks, ehk meil on tegelikult väga pikk aeg, mille jooksul meil on võimalus seda toetada. Ja võib-olla ongi nii, et ma mõtlen seda, et võib-olla on küsimus ka meie suhtumises, selles mõttes suhtumises, kuidas me lapsega suhtlema lähme või kuidas me näeme seda lapse mingit sellist emotsionaalset väljendust või purset. Et muidugi need on väga nagu rasked meile ja meil töötavad kohe ju peegelneuronid, nii kui keegi kuidagi tugevat tunnet väljendab, meie sees tekib see sama tunne on ju ja me tahaks selle vaigistada või siis me võtame sellest niimoodi
nagu tuld ja see tunne meie sees ka intensiivistub ehk et see töö iseendaga seejuures, et suuta nagu oma närvisüsteemi natuke nagu tasakaalustada on siinjuures oluline. Aga et ongi, et kas me näeme nagu ja ootame hirmuga neid lapse selliseid nagu emotsioonipurskeid või seda, et äkki jälle on ju ta saab pahaseks ja nii edasi. Või me võtame neid kui võimalust õppida nendega tegelema. Ja näiteks tõesti niimoodi nii-öelda nagu tervitada neid ja võib-olla isegi mitte nagu suhtuda teistmoodi, eks ole. Selline võimalus on ja siis võib-olla vaadata, et aga kas on mul võimalik ka mitte niimoodi reageerida kõigele võib-olla, on ju. Ta tuleb koolist koju näiteks, viskab koti nurka, ütleb, et kuradi sitt päev oli täna, on ju. No see oli täna raske, on ju. Kõik. Proovi. Ära teegi midagi. Vaata, ta läheb oma tuppa, lööb võib-olla ukse ka kinni, on ju. Ja siis tunneta, kas on vaja, kas ta tahab seda, et sa lähed temaga suhtlema või mitte. Võib-olla ta lihtsalt tahtis, et sa kuuleks ära, on ju. Selle, mis tal öeldan ja tegelikult tal võiski olla väga halb päev. Ja siis vaata, on ju, võib-olla ta seal nii-öelda tegeleb oma nende tunnetega, on ju, mida iganes ta siis teeb, et kuidagi ennast kokku, ta tuleb varsti välja ja kõik on jälle okei, on ju. Et aga, et reageerida, kuidas sa niimoodi ütled, on ju, mis nüüd, nagu see viib. Tegelikult ei vii kuhugi, nii et võtta seda nagu väljakutset, katsetada, suhtuda teistmoodi. Ma mõtlen nagu sellist, ma ei tea, kuidas see sinus vastu kõlab. No jaa, selles mõttes, et kui me ju kõik need asjad alla suruks, siis kuhu nad mahuvad lõpuks? Kuhu see laps need oma tunded surub või me ei pea siin laste peale mõtleme kas või iseenda peale, et päris raske on, kui keegi neid vastu ei võta selles mõttes, et kui ei ole kedagi, kes ära kuulaks, kui läheb midagi väga hästi näiteks ja tahaks jagada või kui läheb midagi väga halvasti ja tahaks jagada ja tahaks kohe kangesti jagada niimoodi, et seal ongi kanged sõnad sees või seal on mingi ka füüsiline väljendus sees, et võib-olla see ongi see, et meie täiskasvanutena oskame valida neid. Meil on niisugused nagu tööriistad, et aga ma olen väga rõõmus, et ma oskan seda kuidagi panna sellistesse füüsilisse väljendusse, et keegi saab viga. Aga lapsed ei oska, neil ei ole justkui neid tööriistu veel. Ja võtta see tunne vastu ja võib-olla see õpetamise koht ongi see, et kuidas saaks õpetada nii, et ma ka saaks aru, mis sa tunned, aga nii, et mina ei saaks viga või sina ei saaks viga või keegi teine ei saaks viga. Et võib-olla see on see piiride seadmine on ka tegelikult oluline, on ju, et kui see väljendub kuidagi niimoodi on ju, füüsiliselt näiteks on ju, et siis jah, aga jälle on ju, ongi, mina ütleks siin, et ka jällegi mitte eeldada seda, et kui ma üks hetk on ju selle piiri sean, on ju, et siis nüüd laps peabki järgmistel kordadel seda samamoodi suutma ise teha ilma minu piiri seadmata, et midagi teha ei ole, ma olen vanem, et siin on ka see vastutuse võtmine on ju, see on väga raske, me kõik õpime jooksvalt, meil tuleb palju vigu ja see on okei, on ju. Ja me ei teagi ju, kuidas selle konkreetse lapse puhul, mis toimib. Jälle vanem teab ju kõige paremini, on ju, aga võt see kontakt, lapse kontakt. Sest tegelikult, kui need nagu sellised, mul lihtsalt mõte siin jookseb mingeid teisi ratupidi, et kui lapsel on sellised käitumisavaldused, kui nad ei ole tingitud mingisugustest, ütleme sellistest neuroloogilistest on ju eripärad, ma mõtlen nagu mingitest sellistest, et seal taga ei ole mingisugust on ju füüsilist häiret või midagi. Et siis tegelikult küsi endalt näiteks, et kas võib olla nii, et see laps soovib minuga kontakti, sidet, mida mul temaga ei ole sellel hetkel või ta ei taju seda sellel hetkel. Kas ma olen ennast emotsionaalselt lapsest ära lõiganud? Näiteks on ju näide, kus siis on ju laps ütleb vanemale midagi nagu sellist krõbedat ja ma ei taha sind kuulda, ma ei taha sinuga rääkida. Vanem jääb vait ja rohkem lapsega ei räägi. Mille peale laps hakkab peksma jalgadega. Vanem on vait. Ütleme näiteks mingit lauda või midagi. Vanem on vait, ei reageeri. Tegelikult see on ju lapsele nagu oma selle tähelepanu ja läheduse ju mitte nagu lubamine.
ehk et ka seal see käitumine võib järjest eskaleeruda, sest ta proovib kogu aeg, see laps on ju vanemaga kontakti saada. Aga kui ma nagu nii-öelda vaimselt on ju, isegi ma ei pea füüsiliselt eemalduma, aga kui ma vaimselt eemaldun lapsest, siis ju ma ei luba ka talle on ju seda enda närvisüsteemi nii-öelda selleks, et ta saaks seda kasutada rahustamiseks. Enda reguleerimiseks. Jah. Mul tuleb kohe selle peale meelde see katse, mis tehti siis, kui veel tohtis katseid teha lastest. Et keda huvitab, siis vaadake YouTube'ist, leiab selle üles, see still face katse, see oli küll imikuga, äkki oli kuskil aasta ringis see imik, kus algul ema suhtles imikuga nagu tavaliselt, reageeris kõigele, ta naeratustele, lalisemisele, koogamisele reageeris ja suhtles lapsega ja siis katse seisnes selles, et järgmisel hetkel ta manas endale ette sellise kivinäo ja ta ei reageerinud ühelegi lapse liigutusele, häälitsusele, mitte millelegi. Kui alguses imik siis üritas ema tähelepanu, kusjuures ema vaatas lapsele otsa, aga ta ei reageerinud ema reaktsiooni saada häälitsustega, siis ta siputas jalgu, siis ta juba siputas väga tugevasti jalgu ja käsi ja lõpuks ta ikkagi selle katse lõppes sellega, et ta röökis. Seda õnneks tehti seda väga lühiajaliselt, et lihtsalt näidata, kuidas lapse kõige tugevam vajadus on selle järgi, et tal oleks kontakt vanemaga. Et kui me mõtleme nüüd selle sama 1-aastase lapse, võib-olla selle 7-aastase lapse asemele, kes samamoodi ütleb halvasti, peksab selle jalgadega, nagu sa ütlesid, ja üritab lihtsalt seda kontakti luua ükskõik mis vahenditega, et algul hästi ja siis juba halvasti ja lõpuks üldse vahendeid valimata. Et ta lihtsalt tahab seda sidet luua ja ta üritab seda kõigi nende meetoditega, mis tal parasjagu enda keha seest võtta on. Ja vahel võibki olla ju niimoodi, et mitte ka võib-olla on ju tahtlikult ja teadlikult me ei tee seda, aga me oleme võib-olla niivõrd väsinud ja kurnatud, see on ka okei, on ju. Et kui ma alati ei jõua, aga ongi nii, et me võib-olla ka lapsega arvame, et me oleme kontaktis, meie kehakeel saadab välja sõnumeid, et me oleme kontaktis, tegelikult ei ole, nad saavad aru. Nad tegelikult saavad aru. Meie ka ju täiskasvanu saame tegelikult aru, kui keegi nii-öelda lõpetab meie kuulamise, on ju. Muidugi igal ühel läheb mõte on ju kaduma, aga võt ongi, et kui sul nagu see on selline valdav lapsega on ju suhtlemise viis, siis ongi see, et võib-olla ongi nii, et ainuke hetk, kui laps või see laps nagu nii-öelda tajub, et vanem üles ärkab sellest on ju seisundist ja reaalseid emotsioone näitab, ehk toimub kontakt, on läbi nende konfliktide, tülide on ju, vähemalt midagi toimub. Et see võib olla väga frustreeriv, kui sa ei saa nagu eks ole mingit reaktsiooni, et muidugi see ei tähenda seda, et ma pean lapse peale karjuma, vaid see tähendabki seda, et äkki me saame seda kontakti saavutada niimoodi, et meil nagu ajas need kontakti hetked ei pea olema ainult läbi selliste karjumiste, nii et jah, et sellised mõtted on nagu tulnud. Jah. Ma ei tea, kas on sul veel mingisugune asi, mis praegu on jäänud nagu niimoodi õhku või mis on mõtetes, mis tundub, et on vaja ära jagada? Jah, vist rohkem väga suurt mõtet ei ole, aga lihtsalt, et endale ka mõelda seda, et pole hullu, kui sa oledki praegu väsinud. Et võib endale ka seda aega võtta, aga alati jätta meelde see, et kui see on nagu sealt väiksest printsist, et kui me oleme otsustanud kellegi ära taltsutada, siis me tegelikult vastutame tema eest elu lõpuni. Et see vastutus on teinekord väga raske koorem, aga seda ei ole mitte kellegi teise kaela lükata, kui me oleme selle otsuse teinud, et minu jaoks nagu vanemaks olemine on otsus. Ja ka siis, kui ma olen vahel väsinud, mul õnnestus lugeda ennem oma laste sündi ühte artiklit, see oli Diakoonia haigla vaimulik äkki, kes oli selles artiklis see intervjueeritav siis. Temal siis oli sellised tarkused seal, et kui tema räägib nende surijatega, siis mitte keegi ei kahetse seda, et ta on liiga vähe tööd teinud. Kõik kahetsevad seda, et nad on liiga vähe aega veetnud oma lähedaste inimestega. Ja siis minu pähe tekkis selline mõte, et see, kui lapsed on väiksed, isegi kui see on raske,
on minu elu kõige parem aeg. Ja ma olen elanud, siiamaani elan seda oma elu kõige paremat aega, sest ma kuidagi nagu kinnitasin endale, et seda ei tule mitte kunagi. Et seda beebilõhna ei tule enam mitte kunagi tagasi, kui nad suureks kasvavad ja see on kuidagi aidanud mind nendel hetkedel ka, kui ma olen väga väsinud. Sest et see on kõige parem aeg mu elus. Ma ise arvan ka, ajul on ka selline huvitav komme või võime unustada ära raskused minevikus. Ja kindlasti, või ma vaatan vähemalt selle peal, mitte kõiki raskusi, aga ma just üks hetk tabasin ennast mõtet, et kuidas nagu nii saab, et unustatakse ära, kuidas oma lastega oli, et ega need meie vanematel ja nii ei olnud ju lapsed teistsugused, on ju, ajastu võib-olla oli ja tegelikult ju mured, probleemid, käitumine oli ju sarnane, on ju. Et aga unustatakse ära, mis on tore, see tähendab, et see, võib-olla just see tähendab seda, et on rohkem nagu positiivset seal minevikus, on ju. Aga minu vanaema ikka ütles, et võt siis oli raske, kui lapsed olid väiksed, aga praegu ma mõtlen, et oleks mul ainult keegi, kelle eest hoolitseda. Et see nagu, see vajadus, eks ole, siis, kui sul enam kedagi niimoodi, ei ole, on ju, ja praegusel hetkel on ju, mulle ka tundub, et issand, kui palju seda kõike on, kui paljude eest mul on vaja hoolitseda, aga võt ühel hetkel seda enam ei ole ja hakkad igatsema ja mina, muidugi, ma ise mõtlen, et tõenäoliselt on mind ka toetanud, ma olen alati lapsi armastanud, lapsi väga tahtnud, aga kuna minu esimene laps ju, ta jäi, eks ole, ta sai selle väga raske diagnoosi ja ta jäi niimoodi haigeks ja sellisesse seisu, oli ka oht, et ta sureb. Et ta ju ta lõpetas nutmise, ta lõpetas naermise, ta lõpetas söömise ja ma mäletan seda hetke, kui hakkasid tagasi tulema emotsioonid, esimesena tuli nutt. Ja see oli väga nagu positiivne märk. Ja siis ma mäletan ennast nagu tabamast mõttelt, et mida ma annaks selle eest, et mul oleks laps, kes hüppab, kargab, karjub, jookseb, teeb pahandusi, ma ei tea, laulab, on ju, et ma peaksin selliste asjadega tegelema. Need on nii, need tundusid nagu see, millega ma pidin nagu silmitsi seisma emana. Tundus selle kõige muu kõrval, millega nagu, mis on nagu nii-öelda tavalised lapsed oma nagu tavapäraste arenguliste selliste nüanssidega, see tundus nagu köki-möki ja ma olengi mõelnud, et see tõenäoliselt on olnud üks asi, mis on andnud mulle kuidagi nagu sellise võib-olla nagu tolerantsema meele oma lastega tegelemisel ja muidugi see, aga ma siinkohal üldse nagu ei alahinda seda, millega peavad nagu silmitsi seisma ja rinde pistma need vanemad, kellel on erivajadustega laps, mis iganes nagu aspektis, kas siis vaimsete erivajadustega, füüsiliste erivajadustega, nende kombodega. Et see on juba omaette ooper, kuidas see nagu perele mõjub, nii et ja kui ainult saaks, kui ainult suudaks seda nautida siin ja praegu on, aga võtame siis vähemalt, naudime neid positiivseid hetki niivõrd palju või vähe, kui neid on. Et ma mõtlen vanemad, kellel on erivajadusega lapsed ja kellel on selle võrra hoopis teine olukord, ma isegi ütle, et see on keerulisem, ma lihtsalt ütlen, see on lihtsalt hoopis teine maailm. Et ma mõtlen seda mõtet, et kui neil lastel ei oleks teid vanematena, siis oleks asjad võib-olla hoopis hullemad. Et vahest tuleb see mõte ju, et tahaks, et oleks teisiti või kuidas ma saan olla veel parem, ma ei tee ikka piisavalt ja ma olen ikkagi väsinud. Aga kui teie annaks juba seda, mis te olete andnud, siis võiks olla lood hoopis teised. Et patsutage endale kõik õlale, tehke endale pai ja pange kroon pähe. Kuidas see käes võtta vasak käsi, pane ümber enda parema õla ja siis parem käsi ja pane ümber vasak õla. Ja nüüd pigist hästi tugevalt, et tee endale üks suur kalli selle eest, et sa olemas oled, selle eest, et sa saad olla oma laste jaoks olemas. Ja ongi pered ja nende suhted on nagu mingisugune, ma ei tea, vikerkaar. Igal ühel omamoodi, sõltuvalt sellest, kes kokku satuvad ja igas peres on tülisid, igas peres on konflikte, igas peres on omad on ju mingisugused sellised lõngad, mis vajavad lahti arutamist.
tegelikult see on nüüd ääretult põnev. Seda teha, tegeleda endaga, tegeleda oma mingi peresüsteemiga, nii et jaa, et võib-olla kui tuua see süüteema tagasi, siis lihtsalt lõpetaks selle noodiga, millega alustasime, et ärme otsime neid süüdlasi. Süüdlase otsimine ei vii meid edasi. Vaatame, seisame, mõtleme, oota, see asi mulle ei meeldi, ma tahaks, et see oleks teistmoodi. Mida ma saaks teha, et see asi saaks teistmoodi? Minule meeldib üks põhimõte, ma ei tea, kust ma selle võtnud olen oma elust kusagilt ja perelt. Kui kuidagi ei saa, siis kuidagi ikka saab. Ja see on see, mis mind näiteks tagant sunnib. Tegutseme ja me süüdistame. Sarnane lause mul kunagi tudengipäevi korraldades väga lahe kamp oli. Meil oli hästi äge projektijuht, oli Gunnar Karu, kes kogu aeg ütles mitte kas, vaid kuidas. Jah, just. Nii et lähme edasi. Aga paneme nüüd piiri peale, muidu me jäämegi siia rääkima järgmistel kordadel järgmised jutud. Aga aitäh, et kuulasite ja järgmise korrani. Tšau!